Te kuulate Sõdurilehe podcasti. Mina olen reamees Paul Lees. Pange end valmis, sest koos hakkame me kohtuma huvitavate inimestega, kel kõigil on Eesti Kaitseväest midagi põnevat rääkida. Muidu ei oleks nad siin. Eestis on ajateenistus kohustuslik kõigile noortele meestele. Kui enamus neist naaseb oma tavaellu 11 või 8 kuu pärast, on ka neid, kes valivad riigikaitse oma karjääriks. Täna Vabariigi 103. aastapäeva puhul istub mu vastas mees, kes on teeneteredelil riigi heaks päris kõrgele küündinud, kui nii võib öelda. Kindralleitnant Martin Herem, tere tulemast saatesse ja head Vabariigi aastapäeva. Tere päevast, head Eesti Vabariigi aastapäeva. See on teil esimene ülesastumine Sõdurilehe podcastis, kui ma eksi. On jah, väga uhke. Ega närvi sees ei ole? Muidugi on. Ma ei tahtnud teile seda enne rääkida, sest see on hea sissejuhatus, aga ma ei tea, kas te mäletate, aga me tegelikult oleme juba varem kohtunud, kui kaitseministrid Kaitseministeeriumis vahetusid, siis ma olin see ajateine, kes tuli nii-öelda sinna heli tegema. Ja siis me põgusalt seal jõudsime tutvuda ning paar lauset vahetada. Nii et me võib-olla saame isegi nii-öelda sama soojaga seda vestlust jätkata. Aga lähme siis kohe asja juurde ja tänane Vabariigi aastapäev tuleb seekord natuke teisiti. Meil ei ole suuri paraade ega pidusid ja peaminister palus isegi pitsi teha pereringis ja laiadesse massidesse mitte minna. Teie nooruses oli enam-vähem samamoodi, et vabariik ei tähistatud. Ei tähistatud. Ma arvan, et seda ei tähistatud isegi mitte kuidagi moodi minu perekonnas. Kuigi ma arvan, et väga väiksest peale ma teadsin, et on olemas olnud Eesti Vabariik, ütleme siis kuskil 83 aastal või isegi varem, kui ma olin seal alla 10. Et ma teadsin, mul vanaisa rääkis sellest ja kodus ikkagi räägiti nendest asjadest, aga Vabariigi aastapäeva ei tähistatud. Kas te mõtlesite sellele ka palju, et kunagi oli nii-öelda Eesti Vabariik või te olite pigem oma igapäevas lihtsalt? Ja ma muutusin ikka üsna noorest peast juba selliseks vaikseks dissidendiks, et kui see oli siis 4. klass, mindi pioneeriks, Leninlik organisatsioon, siis minu klassist mina olin lõpuks ainukene, kes pioneeriks ei läinud poliitilistel põhjustel. Sellest ei saanud küll sellal keegi aru, ja ma ise ka täpselt aru ei saanud, aga kuna minu vanaisa tegelikult mõlemad, aga ühega ma olen kohtunud, rääkis Eesti Vabariigist ja Vabadussõjast. Naabrimees oli olnud metsavend, siis mulle ei sobinud kuidagi moodi minna kommunistliku organisatsiooni noorliikmeks. No tõesti, teie mõlemad vanaisad olid ju Vabadussõja veteranid, Vabadusristi kavalerid lausa. Milline oli riigikaitse nende nooruses? Kas te olete seda uurinud? No mitte eriti põhjalikult. Mul mingisugune ajaloo huvi on, see puudutab rohkem sellist 40. ja metsavendade aega. Aga ma arvan, et osalt oli ta sarnane tänasega ja osalt oli ta täiesti teistmoodi. Ta oli kindlasti palju füüsilisem. Täna paljudele meeliks võib-olla ka öelda, et distsiplineeritum, mingid vabadus oli vähem, aga eks oli ka üldse teistmoodi aeg. Kas ka ajateenistus esimese vabariigi ajal oli nii-öelda selline kohustuslik nähtus, nagu on praegu? Jaa. Ja ka see oli distsiplineeritum? No, mida me distsipliini all mõtleme? See selline voodite tegemine, juuste ja habemete ajamine, ühel või teisel moel nurga all kõndimine, mis võib-olla ei olegi kõik just päris distsipliini osa, aga see sel ajal kindlasti oli välja paistvam. Selge. Te astusite 90. aastal Kaitseliitu võrdlemisi suure juhuse läbi, kui ma õigesti aru saan. Kirjeldage palun seda natukene. See oli ikka päris suur juhus. See oli nii, et organisatsioonid, mis olid tegelikult juba loodud erinevate nimede all, otsisid kohta, kus Eesti NSV-s luua siis Eesti Kaitseliit. Ja suuremates kohtades nad kas ei julgenud seda teha, sest et Nõukogude võim ikkagi hoidis silma peal, või ei lubatud, neile ei antud ruume. Ja lõpuks leiti Järvakandi
rahvamaja või kultuurimaja ja otsustati seal see nii-öelda asutamiskoosolek teha ja Järvakandi organiseerijad ajasid kokku noori kutte, keda oli vaja välja autosid valvama, et kommunistid jaole ei saaks või midagi taolist. Ja mina olin üks nendest, kes siis sinna kohale ilmus. Nii et, ma ei tea, palju see kestis, terve päev. Poole sellest ajast olin ma väljas, valvasin autosid ja poole sellest ajast olin ma sees ja kuulasin, mida suured ja targad mehed räägivad. Ma ütlen veel kord, et ma midagi ikkagi ajalast teadsin, aga ega see minu jaoks oli see kõik selline kosmose jutt. Ja lõpuks, kui me hakkasime ära minema, siis öeldi, et kuule, siia pannakse allkirju ka, et oled Kaitseliidu taaslooja, ma panin ka, vist olen 121 või midagi nii, 125. Praegu on väga uhke vaadata, mõned inimesed räägivad ka, et näed, tema lõi Kaitseliidu, ma olin seal juures, aga see on ka kõik. No Eesti olnud ju siis veel isegi ametlik, mida oli Kaitseliidul teha ja miks te sinna läksite ikkagi? No ega see Nõukogude Liidu lagunemine oli juba täitsa lõpukorral ju ja eks see idee oli alustada Eesti kaitseväega kuidagit moodi, kas või siis ainult meeste ja naiste näol, ilma erilise varustuseta, aga et mingi organisatsioon oleks juba olemas. Ja minul oli täpselt sama mõte, kui vaja vabariiki luua, siis tuleb oma osa anda, et ma ei taha seda väga paatoslikuks ajada, aga ma arvan, et umbes samal eesmärgil, nagu koolipoisid läksid vabadussõtta. Minu poolgi seal polnud küll mingi sõda, aga mingid sellised mõtted olid. Ja edasi, siis hakati trenni tegema. Oli käsivõitlustrennid, kus malevas või külas keegi midagi tegi, aga meil oli ka selliseid ülesandeid nagu Eesti Kongressi turvamine, Eesti president Pätsi ümbermatmine, mul tuleb meelde, siis näiteks piiritulba panek Eesti Vabariigi piiridesse, me käisime teisel pool Narvat, panime seda tulpa sinna, olid ka mõned õppused ja selle 2 aasta jooksul, mis ma siis 92 aasta seal suve keskpaigani olin, ma arvan, et ma olin üsna aktiivne, et kui midagi kuskil toimus, siis ma olin kohal. Meil oli ka selline nii-öelda sidevalve nii maakonna kui ka siis Alevi keskuses ja see oli nüüd seotud nende 90. alguse erinevate sündmustega, kui Nõukogude võim ja julgeolek tegi erinevaid asju, püüdis noormehi sõjaväkke ja muud ja siis oli selline infovõrgustik üle Eesti olemas, et kui midagi juhtub, siis helistatakse, siis tuleb teatada ja ma tunnistan ausalt, ma olen öid käinud valves nii Rapla rajoonikomitee mingis ruumis kui ka Järvakandi tsiviilkaitseruumis. Aga ma ei kujuta ette, kellele mida pidime helistama, seda ma enam ei mäleta. Kunagi pidanud helistama või olete helistanud? Olid ainult sidekontrollid. Okay. Aga millegist erakorralisest ma kunagi kellegi ette ei pidanud kandma. Väga hea. Te olete esimene kaitseväe juhataja, kes on teeninud ainult Eesti vägedes. Kui Kaitseliidu tegevus välja jätta, siis palun kirjeldage, kuidas teie kaitseväe elu alguse sai. Sest ma tean, et ajateenistuses te ei käinud nii klassikalisel viisil, mis tuli mulle natukene üllatusena. Ja 92, kui ma lõpetasin keskkooli, siis igasuguseid mõtted oli, millest enamusest ma laiskuse tõttu pidin loobuma, kõik ülikoolid või kutsekoolid. Ja siis tegelikult avastas minu ema, et on olemas selline sõjakooli laadne asi, Sisekaitseakadeemia, ja andis mulle selle reklaamile kätte, ma vaatasin, seal oli võimalus õppida kas politseinikuks, piirivalvuriks, vanglaametnikuks ja nii edasi. Aga sõjavägi tundus olevat lahe. Ja siis ma sinna läksin, esimesed 4 aastat, siis 96-ndani ma õppisin Sisekaitseakadeemias, lõpetasin, sain nooremleitnandiks ja läksin teenima Kuperjanovisse, kus ma olin 98. aasta lõpuni rühma ülem ja natuke isegi kompani ülem ja staabiohvitser. Siis Tartu pataljon kuni 2001 sügis. Ja siis ma läksin õppima. Milline oli ajateenistus 90-ndatel?
ja nüüd millega võrrelda, ma arvan jällegi oli selliseid traditsioonilisi distsipliini elemente kohutavalt palju, mis justkui tagas ka mingisuguse lahinguvalmiduse, voodi tehtud, äratus siis, mingisugused arulagedad üritused distsipliini püüdmiseks ümber kasarmu joostes, taburette või voodeid käed täis, mingid sellised asju oli päris palju. Tohutu rallimine. Rallimine, aga no ma kirjeldan, kui ma olin praktikal 93. aasta suvel Kuperjanovis, siis pärast hommikusööki ütles rühma vanem seersant, ütles, nüüd lähete sinna Kose suunas, seal on mingi metsane ala ja lõunani teete rühm kaitses. Okay. Ja me läksime, meil oli PRC 624, nendega andis kuulata Vikerraadiot ja kõike, ja siis me sõime seal mustikaid paar tundi. Ja siis ma arvan, et see oli tänane kolonel Merilo, kes oli sel ajal minu jaoülem, kes ta oli ajateenija, ütles, kuulge vennad, kui me siin niimoodi mustikaid sööme ja vaenlane peaks kunagi tulema, siis me saame tappa ju, et teeme midagi. Ja siis me täiesti ise arendasime seal mingit kaitselahingut, lõunaks läksime tagasi, sõime keret täis ja siis ütles rühmavanem, nüüd minge sinna Sead Sõngelmaa poole ja tehke seal rühmavaritsust. Me läksime sinna, kuulasime raadiot, sõime mustikaid, kuni Merilo jälle ütles, kuulge, kui nad tulevad, me saame peksa ja siis me jälle harjutasime, noh, päris palju oli, ma arvan, sellist asja, kus me ise midagi tegime, noh, kogu see kaitsevägi sel ajal ikkagi suuresti püsis ka entusiasmi peal, mitte ajateenijate, vaid ka tegevväelaste. Eks see ettevalmistus ja haridus oli väga selline erineva tasemega. Ma arvan, et see väljaõppe tase oligi see, mis võrreldes tänasega on nagu öö ja päev. Just väljaõppe tase. Varustusest ma ei räägi, loomulikult see on paranda, aga väljaõppe see, et me täna teeme mõtestatumat ja teiseks 90-ndatel ajateenija, kes lõpetas oma teenistuse, see läks ja kadus. Ega ta ei olnud mingi eriline reservväelane paberil kirjas, aga ta mingisse üksusesse põhimõtteliselt ei kuulunud ja tema jaoks oli see ülesanne tehtud. Täna ajateenija läheb ja tal on järgmised 3 või isegi 6 aastat konkreetne positsioon konkreetsete inimeste kõrval relvasüsteemidega opereerimas. Ja ma arvan, et see on kõige suurem samm edasi. Kui, ma ei oska, avatus on võib-olla vale sõna, aga kas sellised vestlused oleks näiteks 90-ndate keskel mõeldavad olnud, mis oli see suhtumine, sest ma saan aru, et ka suhtumises on nii-öelda väike areng toimunud siis positiivsema suhtumise poole ajateenijatega? Ma ei taha liiga teha kellegile, aga ma arvan, üldiselt ajateenija oli ikkagi selline kulumaterjal. Ta tuli üles annestada, sööta ja siis, ma ei tea, kuidas seda nüüd viisaka keelega öelda, aga ütle nüüd, et kasvatada ja siis ta aastavaja pärast läks ja kogu lugu. Täna aina rohkem, see on ka tänu sellele, et me kõik kuulume mingitesse sõja ja üksustesse, me võib-olla kunagi peame üksteise elu päästma ja võidu kuskilt välja tooma, see on muutunud väga selliseks, ütleks ikka palju isiklikumaks, siis ajateenijat nähakse aina rohkem sarnasena nagu teisi tegevväelasi. Te kirjeldasite lühidalt enda karjääri, siis kaitseväes, kas see oli teile algusest peale nagu töö või midagi enamat ka? Kui te olete rääkinud, et te olite siin juba noorest saati võrdlemisi isamaaline? No esiteks tööl peab käima, eks. Kui sa sinna ei ilmu, siis sa saad karistada, ei saa palka või midagi muud, nii et loomulikult on töö, aga ma ei saa öelda, et ma oleks kunagi hommikul ärganud niimoodi, et ma ei viitsi sinna minna. No, ma ei viitsi ärgata, mul on selline pika unega, need on kõik muud asjad. Aga et see oleks täiesti vastumeelne, et see muutuks selliseks psüühikahäireks, seda pole mul kunagi olnud. Ma tunnistan ka seda, et ega ma kunagi täpselt pole teadnud, palju ma sellel kuul palka saan. Just see oleks minu küsimus olnud, et ma täpselt ei tea, aga need palgad ei ole liiga head. Kui suure boonuse annab palgale see, et sa teenid isamaad ja teed midagi sellist ülast? Ma arvan, et iga tööga on nii. Esiteks palka on alati vähe, seal on mingit küsimust. Seda muidugi. Aga teine on see, et see palganumber kaotab oma tähtsust selle võrra, kuivõrd sulle see töö meeldib. Ja no mulle ikka meeldib, no siin on ikka põnevaid asju vahest.
käib ilgelt palju asju, käib närvidele, eks. No ma enam ei jaksa. Aga see ei tähenda seda, et ma hommikul ei tahaks sinna tööle minna. Kas te olete mõelnud kunagi karjäärist kaitseväes loobuda? No ikka olen. Mis hetkedel näiteks? Ma arvan, et on olnud selliseid hetki kuskil 2000-ndate keskpaigas, kui minu tuttavad, kes olid ehitajad või tegid mingit teistsugust tööd, no nende sissetulek oli suurem, nende vabadus oli suurem, mul oli 3 last, raha oli kogu aeg vähe, aga ma rõhutan, ega ma täpselt ei teadnud, palju ma palka saan. Aga, ja siis sa vaatad, et noh, kuidagi on teiste elu lihtsam. Siis oled vaadanud, et äkki peaks vahetama. Ja ma olen, mõtlev inimene peabki seda tegema, olen vaadanud ümberringi, et mida ma siis teeks. Ei ole olnud nii huvitavaid asju. Noh, tegelikult on huvitavaid asju. Ja ma arvan, et 3 aasta pärast saan ma nende asjadega tegeleda. Kui teie ema ei oleks teile Sisekaitseakadeemiat tutvustanud, mida te arvate, te teeks täna? Oleks sõpradega koos ehitaja? Mul oli bioloogiaõpetaja soovituskiri ja kas oli või ma oleks kindlasti saanud ka kohalikult metskonna ülemalt soovituskirja Põllumajandusakadeemiasse või ülikooli minekuks. Okay. See metsanduse asi oli kindlasti üks, kuhu ma oleks sattunud, aga ma arvan, kuna ajateenistus oleks niikuinii ees olnud ja sellest ma ei oleks mingil juhul ära põgenenud, siis tõenäoliselt oleks ma siia samma ikkagi jõudnud, ilma selle metsanduseta. Oleks ikkagi ajateenistuses külge hakanud riigikaitse? Ma arvan küll. Kas kaitseväe juhataja kohale saab üldse ära öelda? No minu puhul on näha, et ei saanud. Et põhimõtteliselt muidugi saab. Kui sa selle... Miks ma seda tundub nagu väga uhke värk, eks. Aga seal on ikkagi teatud, ma ütlen, vastutus, isegi mitte vastutus, aga teatud ülesanded, mis sulle ei pruugi meeldida. Need ei ole sellised asjad, mille pärast sa liitusid kaitseväega. Palju sellist administratiivküsimusi ja asju, mis ei ole seotud kaardi peal lahingute ettevalmistamine, mis on maru põneveks. Ja see ühel hetkel, kaitseväe juhataja, kui inimene on selleks saamas, siis ta tõenäoliselt saab aru, et sa tegelikult kaugened aina rohkem sellest sõjapidamisest ja kõik muu läheb hoopis olulisemaks seal. Et sa selle hetkel võtad ikkagi selle vastutuse, et sellepärast ma räägin, et ma pean täna, ma saan aru, kuhu ma olen astunud, eks selles ametikohas ma pean vastu pidama, eks. Kui paljud üldse ette mõtlesite, olles näiteks Kupis rühmaülem, te ju ei saanud arvata, et te jõuate kindraliks välja? Absoluutselt mitte. Ma arvasin siis, et ma saan kompani ülemaks või ma korraldan ära selle õppuse, mis mul on ülesandeks antud staabiohvitserina või midagi taolist. Mul ei olnud mingit, ma arvan, et isegi mitte üle 2 aasta etteulatuvaid plaane. Ma sukeldusin korraks ERR-i arhiivi ja nägin siis seda salvestust, kuidas kindral Terras 4. detsembril 2018 Spalleeriga erru astus ja teie siis uue juhatajana oma esimese käskluse andsite. Teil tõmbas ikka näo päris muigele tegelikult. Mis tunne see oli? Mul tekkis abituse või jõuetuse tunne sel hetkel, kui kindral Terras minema jalutas ja ta läks aina kaugemale. Ja ma tajusin sellist tunnet, nüüd ongi kõik. Nüüd on kõik. Nüüd enne ma võisin siin targutada ja nõustada teda ja ma ei tea mida kõik, aga nüüd pean mina otsustama. Ja siis see oli kuidagi niivõrd abitu tunne, et see tegi väga lõbusaks selle olukorra. Käsklused tulid ikka meelde? Vist tulid, jah. Ma arvan, et ma ei teinud seal mingit vigu. See on muuseas üks asi, mis on nende suurte rivistuste juures, et kui kõik laulavad hümni, siis kuskil teise salmi juures sa hakkad, lähevad sul sõnad kõik segane, sest sa juba mõtled nende järgmiste toimingute ja käskude peale. Et jah, ma ütlen selles suhtes, mingi hetk sa oled omadega täiesti teises mõttes juba, jah. Mida on kaitseväe juhataja amet teile inimesena andnud, kui me läheme siis auastmetest ja niimoodi natuke kaugemale?
et mingid asjad tuleb ära otsustada. Võib neid tuleb kaaluda teatud aja, aga asjad tuleb ära otsustada. et halvem otsus on vahepeal parem kui mitte otsustada. Vahel, kui tuleb saba maha raiuda, siis tuleb see kirvelöök teha, isegi kui ta satub sellele olendile kõrvade taha, näiteks maol nii-öelda. Et sa võid ka täitsa mööda panna sellega, aga... Sabast võib järsku pea saada. Jah, aga otsustama peab. Pole mõtet nagu mämmerduda. Et see ei tee mitte midagi paremaks. Kas Kaitseväe juhataja amet on olnud teie elu senini kõige raskem? Ma arvan, et võib-olla ma isegi olen olnud selliste lahendamatute ülesannete ees võib-olla isegi varem rohkem. Okay. Ma küll arvan niimoodi, et kui minu kalendrit vaadata, siis nii täis, niivõrd piiratud nende kalendriüritustega pole ma kunagi varem olnud. Et tegevusvabadust nagu praktiliselt ei ole, mitme nädala ulatuses on sul, tuleb asju, mis kõik muutuvad, aga seal ei ole mingit vaba aega ja siis selles suhtes on võib-olla kõige raskem, aga ma ei saa kurta eriti, mul ei ole ka kunagi olnud nii palju ja nii häid inimesi ümberringi, kes minu eest mõelda või minuga koos mõelda aitavad. Kui palju te ise kontrollite üldse oma siis päeva või nädala plaani või see lihtsalt pannakse siis teile nagu ette ja te teete seda, mida kalender ette näitab? No nagu üldjoontes kontrollin ikkagi mina. Ma ütlen sellised asjad, ma olen nõus selliste asjadega, ma ei ole nõus sel ajal, sinna ma tahan minna. No näiteks väeosade külastus. Ma ütlen nii, nüüd me peame külastama väeosasid, aga mis kuupäeval, mis nädalal, milline väeosa, sellest, seda mina ei otsusta enam. Kui mul ei ole mingit erihuvi, siis küll jah. Aga üldiselt sellised asjad pannakse minu eest paik. Otsustamise juurde tagasi tulles ja selle tähtsuse juurde tagasi tulles, teid kiidetakse väga Padaoru kriisi lahendamise eest, kus siis te põhimõtteliselt ei oodanud ülemalt kinnitust, vaid ikkagi tegite selle otsuse ära. Praegu on ka ülemaailmne kriis, kus tihti vaadatakse just juhtidele otsa. Ma ei saa küsida, et kas see on lahe, sest lahe on vale sõna, aga põhimõtteliselt sellepärast oletegi ju teie praegu juht, et te peate sellega hakkama saama. Kõigepealt sel ajal, eks mul oli mingi tegevusvabadus algselt juba olemas. Okay. Ja kuigi me eelmisel päeval räägitakse sellest mingist tähtsast otsusest, tegelikult see oli mitu päeva otsuseid ja eelmisel päeval me juba toetasime Päästeametit. Ja kui reedese päeva hommikul helistas mulle Päästekeskuse ülem, kellega me olime varem koos tööd teinud ja kriisikomisjonides või staapides töötanud. Ja ütles, et Padaorus on öö läbi olnud suurusjärgus 400-500 inimest lumevangis. Nad seal võivad külmuda, et nad võivad ära lämbuda heitegaasidesse, mis sinna lume sisse jäävad. Siis ma küsisin, et ütle mulle ausalt, kui sitt olukord on. Ja ta ütles väga sitt. Pärast seda ei ole mingit raskust otsustada ju. Et seal ei ole mingit minu julgust, kui öeldakse, et inimesed võivad ära surra, siis sa lihtsalt kasutad neid ressursse, mis sul on. Praegu peab ka raskeid otsuseid tegema, mis minusuguste reameeste seas ei pruugi kõige populaarsemad olla. Jaa, nüüd me jõuame selle, ma arvan, et juhid peavad ikkagi nautima seda riski. Et selles suhtes on ikkagi lahe. See võib-olla tundub mingi küüniline või täiesti arulage, aga... Ei, see on aru saada. Aga kui sa seda ei naudi, et sa teed täna otsuse ja sa võid nagu täiesti ämbrisse panna, siis kui sellist pinget ei ole, siis sa homme oma õiget otsust ja tulemust, mitte mingil juhul, sa ei tunne mitte midagi. Ja kui neid positiivsed otsused on rohkem, siis sa oled ka, järelikult oled sa parem otsustaja, kes sa julged ka otsustada. Et see tegelikult on ikkagi mingisugune lahe värk. Mul oleks järgmine küsimus, et kas üleval nii-öelda siis üksi igav ei hakka, aga ma saan aru, et ei hakka. No üleval oled sa alati üksi. Sul võivad olla lähedal ükskõik kui head kaaslased või lausa sõbrad, aga sa oled tegelikult üksi, sest see ühel hetkel, minul vähemalt on nii.
okei , et sa ei saa aru, teeme nii, teeme nii. Ja vahest ei ole ma kindel, et kas nad lohutavad mind nii või kas ma ikka teen õigesti ja siis need on need hetked, kui sa kõhkled või isegi mitte ei kõhkle, vaid kas arutled või põed pärast ja siis sa oled täiesti üksi. Sul ei ole põhimõtteliselt kellegi eriti seda arutada. Ja ma arvan, et see on täiesti normaalne. okei , Kuni sa ei satu sellest depressiooni näiteks. Et sinnamaale see on kõik väga normaalne, aga ma ütlen, et üleval oled sa ikkagi üksinda. te mainisite, et üleval on ka väga palju seda paberitööd ja nii-öelda metsast ja reaalsest sõjaplaanist jääb kaugele. Mul on siin alt üks peamisi küsimusi ajateenijatele metsalaagrite kohta, mis paneb muigama. Kas teile meeldib metsas olla? Külm ja märg ja aga ma käin matkadel vahest. okei , Mul lihtsalt töö tõttu kui ma lähen vaatama lahinglaskmist küll, kindral saabuseks, päris lakkingad jalas ei ole, aga see on selline ajutine värk. Seal naudid hoopis teisi asju. Ja ma arvan, on ka see, kui sa vabatahtlikult lähed nii-öelda metsalaagrisse või siis käsukorras, nagu teeb ajateenija või isegi rühma ülemana sa pead seda tegema. Aga üldiselt neid õppuseid kunagi ammu ma ikkagi nautisin, seal oli väga palju ägedaid asju. Ja eelkõige ongi see, me räägime üksusega või sõjaväelasena või kaitseväelasena metsas siis tavaliselt seotud mingi ülesandega, et saad sellega hakkama, ei saa sellega hakkama, paned midagi kõrva taha, järgmine kord teeme nii, et see on, jällegi see kõik on lahe. Aga üldiselt ma pean tunnistama, et eestlane ütleb mitte vabas looduses, aga metsas ja peab selle all silmas nii raba kui mere äärt ja kõike muud, siis mulle meeldib seal olla. okei. Üks soovitus, kuna te ikkagi olete metsalaagrid rohkem teinud kui praegused ajateenijad, üks soovitus metsa, ärge öelge, et peab Snickersit varuma endale. Kuidas mugavamaks teha endale metsalaagrid? Vot see mugav on see, mida ma nüüd ütlen, et käituge mu sõnade, mitte mu tegude järgi. okei , See on distsipliin. See on tegelikult üsna lihtne, et need asjad, mis on õpetatud, see hakkama saamine metsas eriti, mida külmem on, aga ka soel ajal. See sõltub palju sellest, kui palju inimene peab kinni sellest distsipliinist. Asjad käivad sinna, kus nad peavad käima. Muidu nad on järgmisel hetkel kadunud. Sokke või kindaid või ma ei tea, mida tuleb vahetada nii, nagu neid tuleb vahetada. Kui ma kihte enda peal, jope selge, jope maha, kampsun alla, kampsun mitte, seda tuleb kogu aeg teha. Laiskus on see, minugi puhul on see olnud, sa ei viitsi seda teha ja tihti peale paari tunni jooksul see maksab sulle kätte. Ja vot see distsipliin ongi, et kui on öeldud, et sellisel hetkel tasub jope pealt ära võtta ja sellisel hetkel tagasi panna, need on need soovitused. Ja siis läheb kõik hästi. Läbi proovitud juba eelnevalt, eks ole? Eks ma olen ikka ennast ära külmetanud ja midagi olen ära kaotanud ja muud sellised asjad, aga ongi veel korra, see, millest on räägitud nendest asjast, tasub kinni pidada, siis on ühel hetkel väga mugav. Näiteks on öösel hea kuiv magada. Viitsimise ja distsipliini keskel seisab minu jaoks täpselt voodi tegemine. Kas Martin Herem jätab ka vahepeal oma voodi tegemata? Mitte kindral Herem, aga Martin Herem. Muidugi jätan. Tõesti? Ikka jätan. okei. Kas te saate üldse olla see Martin Herem nii palju, kui te tahaks? Kes siis jätab näiteks voodi tegemata või? No ikka saan olla. Mul on selle palju räägitud, et palju on tööd ja kõike muud, siis mul on ikkagi mingi mu oma aeg ka. Kas on see pere või sõbrad. Ja isegi kui mu sõbrad mõned nimetavad mind kindraliks, siis ma seal ei ole kindrali või juhi rollis. Okay. See võib kuidagi kujuneda loomulikult. Nad tsivilistid taina peavad ja ega nad seal nad ei suuda organiseerida, siis mingil hetkel ütled nii, nüüd me teeme seda, aga üldiselt kui see võimalik on, siis ma ei kamanda seal. Ja siis ma olen Martin Herem, kellel meeldib teha hoopis võib-olla teistsuguseid ja pehmemaid asju või kas nad just pehmemad on, aga teistsuguseid asju ka.
kas teid üldse näiteks tuntakse linna peal ära, kui te käite? Ja tullakse rääkima, mida iganes, no kuulsustega nii-öelda tahetakse ikka mingit pilti teha, mida sellist. Nii ja naa. Mõni tunneb ja mõni hakkab rääkima, et sa oled kaitseliitlane või kaitseväelane. Jah, oled siis kõrge koha peal. Noh, pole mõnel inimesel õrna aimugi, kes ma olen. Ja no seda ei juhtu üldsegi mitte harva. Aga tuttavad, aga ma ei tea, viimane kord vist oli aasta aega tagasi Tondi Selverist oli üks inimene minu juurde ütles, kas teie käite ilma ihukaitseta? Et noh, tema järelikult tundis mu ära, jah. Mida kardab Martin Herem? Ma arvan, et nagu keskmine inimene, ma ei saa öelda, mul on mingit sellist foobiat, et ma kangestuks, aga noh, ma ei tea, kõrgust, madu, igasugused asju. Kõige rohkem ma kardan just nimelt seda, et ma laiskuse tõttu jätan asju tegemata, et see on mul nagu pidev hirm ja sellel on mingi põhjus ka loomulikult. Kui te ütlesite, et madu, siis mul tuli kohe see pilt, kuidas te ütlesite, et vahepeal võib sabas pea saada ja ma mõtlesin vahestele rästikutele Eesti suvel, aga... Ei no rästikud, noh, ta ei ole kuidagi moodi nagu ei tundu meeldiv loom, eks, aga ma olen rästikut elusalt transportinud ühes kohast teise ja ma olen rästikut söönud ka, et ma ütlen veel korra, ma ei kangestu, aga ta... Ei ole meeldiv. Ma arvan, et ma olen täpselt nagu keskmine inimene, kes ei seisa rahulikult niimoodi ilma igasuguse värinata, kuidas just meetri kaugusel on. Yeah. No keskmine inimene. Igas keskmises Sõdurile podcastis meil on ka üks siuke mängusegment episoodi keskele planeeritud ja loomulikult ei saa tänane eriepisood olla ka ju ikkagi kuidagi teistmoodi. See lause ei olnud küll praegu väga loogiline, aga ühesõnaga, kui te olete ikkagi Kaitseväe juhataja, peaksite ju läbi ja lõhki tundma Eesti Kaitseväge ning et see episood on ka niimoodi üles filmitud, see peab olema visuaalne, ehk siis ma tahan, et te joonistaksite siia ühe Kaitseväe väeosa embleemi mingi kindla aega, näiteks 5 minutiga, ma arvan, see on hea. Mis te arvate, kas te saate hakkama? Küll. Väga hea. Aga kuidas oleks näiteks, kas te tahate... Mul on vaja ainult musta pliiatsit. Ainult musta? Loomulikult. Okei, selge. Aga näiteks ma palun teil joonistada pioneeripataljoni embleem ja ma proovin ise ka, siis me võime võistelda, kumb teeb paremini seda. Ma joonistan mingi muu. Ja senikaua on mul ka, et kuna Kaitseväe juhataja peab ju olema ka väga hea multitaskija, rööprähkleja ikkagi vabariigi sünnipäev, siis mul on teile ka paar sellist kõrvaltegevust välja mõeldud. Need on siis anagrammid, mis siis tähendab, et kas teate, mis anagramm on? Ja, nii. Ja siis te peate samal ajal joonistama ning arvama ära anagramme, mida ma teile ette loen. Samal ajal? Jah, no võiks ju proovida. Nüüd on probleem. Nii. Ma arvasin alguses, et ma saan joonistada Kuperjanovi embleemi. Aha, ei. Sest joonistada ma ei oska. Ja kuidas ma need pioneeride lõvid sinna müüri peale panen? Ma ei oska öelda, no proovime. Ma tegelikult tahtsin üldse kontrollida, kas te teate, et seal on pioneeri, et seal on lõvi ja müüridega. Tundub, et teate. No ikka tean. Väga hea, no siis proovime. Aeg läks käima nüüd. Kuidas on, mis te arvate, kes võiks olla soodne Ann anagrammina? Soodne Ann? Te peate joonistama ka samal ajal. Mulle teate ajahetta. Ma ei tea, mul tuleb praegu doosiga, no ei tea. See on, ma võin öelda, üks teie võib-olla siuke ainukene Eestis, peaaegu nagu Kaitseväe juhataja, aga mitte päris. Tema ametikohta on ka üks Eestis. See on üks veebel. Soodne Ann. Ma naeran oma lõvisid praegu. Okei, selge. See on N. Adosoni, mõtlesin ma. Jah, aga ma juba mõtlesin, aga ma ei saanud seda nime kuidagi, et ma tean. Soodne Ann. No, N. Ados. Eks see kuidagi sealt ikka tuleb. Aga näiteks järgmine on Keldris Rein. Mida te arvate? Kes see võiks olla? Keldris Rein? Ja. See võiks olla Indrek Sirele. Just, suurepärane. Väga õige. Mul see pilt ka valmis. Teeme siis viimase. Täna tuleb kiirem mäng. Näiteks Suhkru Vara.
jah, just nii, suhkruvara. Suhkruvara ei tea. See on loomulikult keegi muu kui mitte härra, vaid kolonel Vahur Karus. Just nii, aga näidake siis kaamerale oma siis peaks olema, aitäh, siis peaks olema pioneeri pataljoni embleem. Kallid vaatajad või kuulajad. Ja ma proovisin ise ka, ma joonistasin tankitõrje kompanii. Minu arust on päris hea. See on kahtlemata ebaaus. Ei, miks ebaaus? Aga vahepeal ongi ju, räägitakse elu natukene ebaaus. No nii ta on. Aga joonistamises ma olengi kehva. No ühesõnaga, aga igal juhul teie väärikate ponnistuste eest on Sõdurilehe toimetusel teile mängus osalemise eest kingiks anda üks Sõdurilehe kruus. See on siuke väikse nipiga kruus, et see muudab värvi, kui ta kuuma vette panna, ehk siis näiteks teed juua. Aga ma arvan, et tuleb kasuks, võite kas või vildikaid seal joonistamise harjutamiseks hoida või midagi sellist. Selge, aitäh! Aga nüüd natukene tõsistematele teemadele tagasi tulles, et meil on Eestis ajateenistus kõigile kohustuslik. Meil ei ole nii-öelda siis palgaarmee. Miks on reservarmee Eestile parem valik? Ühest küljest reservarmee annab võimaluse ajahetkel X, kui seda on vaja, panna kokku suurema arvu elavjõuga vägi. Kui neid kõiki hoida igapäevaselt palgal, siis lihtsalt see sõjavägi oleks väiksem. Nüüd mina arvan, et läbi ajateenistuse, mida rohkem kodanikke selles osaleb või mida rohkem kodanikke on läbi oma lähedaste ajateenistusega seotud, seda rohkem tunnevad nad oma riiki kui oma riiki. Nad on seotud selle riigiga, mis meil tavaliselt kodanikuna on, eks keegi võtab mingid makse ja siis ma käin valimistel ja siis see, kuidas maksud mulle tagasi tulevad korras teedena või haridusena, see on juba arusaamatu. Ja siis küsitakse, mis kuradi asi see riik on, eks. Ma arvan, et ajateenistus on selline koht, kus riigi kodanik osaleb riigi tegemises või ehitamises. Et sellepärast on riigi kaitse jaoks, kui kodanike psühholoogiline kaitse või riigi kodanikuks olemine, sellepärast on ajateenistus, ma arvan, õige lahendus. Kui me oleksime 100 miljonit rahvas ja me suudaksime sellest panna mingisuguse ägeda armee kokku, siis võib-olla, et ei oleks vaja, siis võib-olla see rahva mass juba ise ületaks mingisuguse kriitilise massi ja meil lihtsalt oleks riik. Aga väikesel riigil on sellist, kummalisel kombel sellist kokkuhoidmist palju rohkem vaja. Ma ei ütle samas, et lätlased on valet teed mööda läinud. Kui lätlastel on nii-öelda elukutseline, aga nendel on ka see sama Semmersaatse või Kaitseliidu sarnane rahvuskaart, siis see teeb sama töö ära. Aga jällegi, kui vaadata näiteks Soomet, mul on tunne, aga ka Rootsit või ka Norrat, siis see ühiskond on minu meelest väga tugev. Kui on mingisugune jama, siis see ühiskond suudab ühte jalga käia väga kiiresti. Ja see tuleb sellest, et suur hulk kodanikke, näiteks kõik meesterahvad või siis Norras praegult ei võeta küll kõiki, aga ka palju naisterahvaid, nad on midagi selle riigi jaoks teinud. Nad on ise seda riiki teinud ja nüüd, kui ühiskond või kodanikud peavad riigina käituma, siis see tuleb nendel lihtsamalt välja. See on kas siis ametiasutuste vaheline koostöö või veel kord lihtsalt koroonapiirangute jälgimine. Tundub, et nendel on see mõnes mõttes kuidagi lihtsam. Nad kuidagi kuulavad seda otsust, saavad sellest paremini aru ja hülgavad nii-öelda need isiklikud huvid ja vabadused ja õigused palju kergemini. Minu arvates ajateenistus on üks selline asi, mis seda ka arendab. Millal peaks ajateenistusse tulema? Siis, kui kodanikule see sobib. Aga tundub kõige normaalsem olevat pärast seda, kui see üldhariduskool on läbi. Okay. Kes peaks tulema?
no ma arvan, et kõik meessoost Eesti kodanikud, kes tervislikult sobivad ja siis kõik need naisterahvad, kes arvavad, et nad võiksid teenida tegevväelasena. Et siis see on väga mõistlik. Nüüd need, kes tahavad ennast proovile panna, siis on alternatiivsed asju ka. Ma seda väga ei populariseeri. Okay. Veel kord, mul ei ole mitte midagi vastu, naisajateenijate vastu või naistegevväelaste vastu, ma pigem kutsun neid. Ja. Aga sellist enese proovile panekut, no näiteks kodutüteris siis? Jaa, seal seda kõike saab ka teha. Mis on teie suhtumine alternatiivajateenistusse? Ma arvan, et need inimesed, kes oma mingitel ideoloogilistel, filosoofilistel kaalutlustel ei saa püssi kätte võtta, peaksid teenima oma riiki ilma püssita siis. Ja kui selleks on täna alternatiivteenistus, siis see on. Minu arvates küll, nemad ongi kõige ehedamad ajateenijad, nemad teevad oma 1,5 aastat ära ja tehtud, rohkem riigil nendega mingit suhet ei ole. Ma arvan nii, et see peaks olema ka väljaõppe ja need inimesed peaksid vastavalt sellele alternatiivteenistusele olema hiljem riigi jaoks kasutatavad ükskõik siis millises reservis. Mingites päästeüksustes, meditsiiniüksustes, teavitusüksustes, ükskõik kus. Et, pikemas plaanis mina olen selle poolt, et alternatiivteenistus võiks toimuda ka Eesti Kaitseväe sees, teiste ajateenijate kõrval, lihtsalt ilma püssita. Teid iseloomustatakse, mul on tunne jäänud kui ajateenijate eest seisjaid. Kuidas sellega läheb? Ma siis ütlen midagi karmi välja, tegelikult ma ei seisa ajateenijate eest. Ja see tähendab? Mind ei huvita niivõrd ajateenija heaolu, mind huvitab see, et ajateenistusse läbinud riigikodanik oleks võimalikult heade oskuste, teadmiste ja õigete hoiakutega reservväelane. Ma arvan, et kui me siin käitume ja teeme midagi valesti, oleme ülekohtused või oleme hooletud, ei õpeta korralikult, ei õpeta ka huvitavalt, teeme mingeid asju, mis on eemale tõukav, siis me ei saa häid reservväelasi, sest ajateenistus on niikuinii kohustuslik. See on drastiline keskkonnamuutus ühele inimesele. Tegelikult ka, lihtsalt on, seal ei ole mitte midagi rääkida. Sa oled harjunud ärkama siis, kui sa ärkad, eks, ja magama minema siis, kui sa tahad, ja nüüd on järsku kõik käsu peale. Sa sööd seda, mis sulle antakse, kas on siis 2 toidu erinevad valikut või mitte. Sa käid selle riietusega, mis kästakse, kui näiteks, kui me võime juust ära lõikamine ja habeme ja pügamine, seal pole mingit tähtsust. Ütlevad inimesed, kellel on oluliselt keerulisem frisuur peas kui minul. Miks te seda kannate? See on isiku pära, see on tema mingi, see on väga tema enda oma. Ja seda on inimestel vaja. Me võtame selle ajateenistus kõik ära. Nüüd me lubame siin kasvatada habet ja juukseid, aga tegelikult me võtame väga palju ära. Ja see paratamatult muudab selle teenistuse, selle õppe vastumeelseks. Nüüd selle võrra peab see kõik muu olema parem. Et kui inimene läheb minema, siis ta järgmised aastad või isegi aastakümned on valmis seda positsiooni võtma, mis temal on õpetatud. Ja võt selle pärast seisan ma nii-öelda ajateenijate eest, kuigi mul tegelikult nende heaolust ei ole soe ega külma. Ma tahan, et te läheksite minema positiivse hoiakuga, et kui vile käib, oleksite nagu 5 kopikat tagasi platsis ja valmis koos minuga Eesti riiki kaitsma. Kui oluline on see teile, et ajateenistus siis annaks noorele lisaks sõjalisele väljaõppele ka mingeid praktilisi elulisi oskusi inimesena, et siis areneda? Mulle ei meeldi rõhutada neid kõrvalväärtusi, sest et siis tihti peale hakatakse neid taga ajama. Läheb noormees sõjaväkke, ajateenistusse, siis räägib talle isa ja ema ja naabripoiss ja ma ei tea kõik keel, et nüüd sinust saab mees. Meil käib hulk naisi ajateenistus, kellega anatoomiliselt mitte midagi ei juhtu. Sinust saab iseseisv ja ma ei tea, mis kõik veel.
ja siis tulevad, näiteks mõni väga sportlik noormees tuleb ja ta näeb, et füüsiline koormus on madalam, kui tal muidu trennis oli. Ja see on täielik pettumus ju. Mõni vaatab, et ei saa üldse mingit iseseisvust ja mis siin sõjaväes oma peaga üldse ei tulegi mõelda ja see, kui me neid kõrvalväärtusi enne ajateenistust väga palju propageerime ja ajateenistuses seda kõike ei juhtu, siis on pettumus. Ajateenistus on kodaniku ettevalmistus sõjaliseks riigikaitseks. Ja see peab olema tema huvi, et ta saaks selle võimalikult hästi selgeks, et kui me kõik koos karjas ükskord peame riiki kaitsma, siis oleks meid võimalikult raske likvideerida ja me võimalikult suure tõenäosusega ellu jääksime. See peab olema peamine huvi. Nüüd, et sealt kõrvalt tuleb autojuhiload, suhtlusoskus, võib-olla mingisugused käelised oskused, samas pioneeripataljonis sae käsitsemisoskus või midagi muud, kahtlemata juhtimisoskus, see kõik tuleb, aga mulle ei meeldi seda propageerida. Meil siin paar aastat tagasi oli uuring, mis ütles, et ajateenistuse läbinud noormees umbes vist oli aasta pärast ajateenistust teenis rohkem kui tema eakaaslane, kes ei olnud ajateenistust läbinud. Minu meelest on see ütleb ju ise ära, et mingisugused omadused, oskused sealt tulevad ja ma muidugi ka, praegu ka propageerisin seda, aga ma ütlen, et seda ei tohi kuidagi üle tähtsustada, sest et siis tuleb pettumus. Ja. Kui tähtis on hea kuvand kaitseväest teile? Nii-öelda, näiteks ma toon näited, kui korvpallimeeskond kandis sinist digimustrit, olite te sellega väga rahul. Kas siuke hea kuvand on 5-4,000 ajateenini? Ega ma ju ei ole rääkinud korvpalliliiduga, miks nad täpselt selle digi selga panid, aga ma sain aru, et see oli mitte niivõrd kaitseväele, kuivõrd Eesti riigile selline kummardus või. Selge. Ma jällegi arvan niimoodi, et me ei pea selle mainega tegelema. Me peame tegelema sellega, et me teeme asju õigesti ja teeme õigeid asju ja siis räägime sellest. Minu jaoks mainekujundus on selline teisejärguline, et ega ma vaatan seda meie strateegilise kommunikatsiooni tegevust, siis väga paljud ütlevad, kuulge vaadake, YouTube'is pole mingeid action videosid, tehke selliseid asju, saltod ette ja plahvatus taga ja kõik sellised asjad, nad ei tee seda eriti. Nad tegelikult tegelevad palju avalike teavitusega ja räägivad sellest, mis toimub. Loomulikult natuks ilusamas pildis, eks, aga see ei ole nii väga mainekujundus, selline teadlik. Me oleme kaitseväega olnud ammu juba üsna avatud selline organisatsioon, kus me ütleme, tulge siia, vaadake, võtke filmi või linti, kõik, mis te näete ja rääkige sellest. Väike törts tõrva loomulikult rikub terve meepotti, aga enamus asju on meil ikkagi hästi. Nii et eks siis see kodanik või mingi meediatarbija peab ise otsustama, mis ta sellest arvab. Ja isegi kui ta vahepeal joriseb ja ütleb, kõik on ligade logad ja siis ta näeb, et tegelikult väga palju asju või enamus asju on hästi. Ja see ongi juba piisav mainekujundus, sest et selle ekstra mainekujunduse sellise ilustamisega ma kardan varem või hiljem see palloon, see õhupall läheb pauguga lõhki ja seal pole midagi. Ehk siis nii-öelda liigne hype teid ei eruta, vaid lihtsalt asjad peab hästi tegema ja nendest rääkima? Jah, ma arvan, et tuleb teha asju hästi, mitte kõige paremini, vaid tuleb teha asju hästi. Või ma isegi julgen öelda, et piisavalt hästi. Paremini kui järgmine lihtsalt? Ei, tuleb teha asju nii, nagu peab. Ehk siis, kui tuleb üle meetris aia hüpata, siis tuleb üle meetris aia hüpata ja kui teine paneb kõrge kaarega, siis ta on ise loll, et energiat raiskab selle jaoks. Väga huvitav. Ja siis ongi hästi, sest eesmärk oli ju meetrisest aiast üle hüpata, mida me siin niisama tõmbleme. Millist reservarmeed Eesti vajab endale? Seda, mis hästi kiirelt tuleb kokku ja kohe saab aru, mida ta tegema peab. Sellist, nagu me oma viimastel lisaõppekogunemistel näinud oleme. Minu jaoks oli see ikkagi muljet avaldav ja ma nägin jalaväepataljoni. Ma tean ja ma olen kuulnud teiste üksuste kohta, aga see oli see, kui tõesti see oli umbes 40 tundi pärast Vabariigi valitsuse otsust. Jalaväepataljon formeeriti raadil ja ta oli jõudnud keskpolügoonile.
ja ma nägin, kuidas seal staabikompanii rühmaülem, reservväelane ja vist oli mingi hea ülem, õpetasid oma isikkoosseisule MG3 vist oli. Ja ma ei näinud seal ohvitseri juures. Ja nad juba teadsid, mida teha ja nad hakkasid kohe toimetama. Seal oli mingi luurerühma mingisugune element kohal, kes tegi mingit asja. Nad juba teadsid. Ma olen näinud sidemees, kes räägib switchidest ja portidest 3 aastat pärast ajateenistust ja ma küsin elukutseliselt sidemehelt, et kuule, sa saad aru, millest ta räägib siin üldse, ta ütleb, ei saa. Ja siis ma küsisin selle kaprali käest, ma ütlesin, kuule, et mille sa ajateenistused olid 3 aastat tagasi? Kas sa tsiviilelus ka tegeled sellega? Ei. Seal ma olen koorijuht ja raamatupidaja. No, võt see on selline, mis on, ma ütlen, see on minu kõige suurem palka võib-olla. Keegi ei pea ütlema suur tänu rühma olemale, et sa tegid nii hea asja, vaid see rühma olem või kompani ülem peab nägema, kuidas see rühm sõdib või toimetab. Ja see ongi juba okei tänu, rohkem pole vaja. No, kui asjad on siis paremaks läinud selle kokkutulemisega ja nii-öelda asjalik olemisega, siis mis te ütleks üldse, et on selle tulemuseni toonud? Kirjeldage, mis on teie jaoks ajateenistuses olnud suurimad muutused, mis on võib-olla pidanud seda natukene ümber defineerima siis ajateenistust? No väljaõppes aina rohkem olulisele keskendumine ja väljaõppe läbiviimine paremate meetoditega. Minna on veel pikk maa, eks. Aga see, kuidas me väljaõpet läbi viime täna, ma arvan, et meil on hullud võimalused veel kasutada kõiki nutiseadmeid, mis on igal ühel taskus ja kõike muud. Kui te ütlesite, minna on pikk maa, mida see tähendab või mille järgi te vaatate seda? Täiskasvanu pedagoogika näiteks. Okay. Minu arvates me peaksime ajateenijale, kes on 18+, lähenema palju rohkem nii nagu täiskasvanud inimesi kasvatatakse või koolitatakse. Aga noh, ka ülikoolid on sellega jännis. Siis loeng, drill, üksikisikule võib-olla ei ole kõige mõistlikum. No, mingid asjad kaitseves, loomulikult drillid on tähtsad. Aga selline räige kontrolli all millegi õppimine täiskasvanud inimesel ei ole mõistlik, või asjade pähe õppimine. Neid tuleb omandada, mitte kellegile õpetada. Ja siin, need on niisugused filosoofia küsimused juba. Selleks me peame ajateenet rohkem usaldama. Ehk siis niipea, kui jaolem saab oma jao kätte, peaks ta võimalikult palju oma jaguga juhtima ja õpetama. Sest ta kogu aeg areneb ja kasvab sellega. Ja see jagu tegelikult temaga koos ka. Ja siis juba rühma olemaga ja nii edasi. Seda on palju lihtsam siin rääkida, kui seda tegelikult teha. Ma arvan, et igasugused tänapäeva nutiseadmed võiksid olla need, mis aitavad paremini hakkama saada. Aga no seal ühel hetkel tekivad ka jällegi igasugused julgeoleku või turvariskid, eks ole. Aga neid vahendeid on päris palju. Kui hea on tänane päev tegevteenijaks jääda teie silmis? Sellepärast, et näiteks pension ju kaotati ära, kui ma eksi. Ja nendel, kes nüüd liituvad, nendel seda eripensioni hetke seisuga ei ole. Me küll üritame mingisuguseid teenistusest väljumisega kaasnevaid kompensatsiooni või toetusvorme tagasi tuua, aga sellega läheb aega. Ma arvan, et tänasel teenistusel pole häda midagi. Kui me üritame hoida 30% riigi keskmisest Eesti kaitseväes palka kõrgemal, siis see on üks näitaja. Võrreldes mõne teise sektoriga sinu täiendusõppe on praktiliselt tagatud. Kindel palk, kui see ikka täitsa lohe ei ole või puru loll, siis sellega on kõik okei, eks. Ei saa lubada seda, et kõik saavad kuskile väga kõrgele positsioonile ja ma ütlen veel kord, et tuleb täita oma ülesandeid, mitte teha karjääri. Mis on raske ja mida tõenäoliselt me ei saagi lõpuni pehmendada, on see nii-öelda rotatsioon, kus sa, kuna kaitseväes ikkagi, ja see ei ole mitte rotatsiooni pärast, vaid kui kaitseväe juhataja paari aasta pärast läheb ära reservi, siis tuleb tema asemele keegi ja kõik need kohad hakkavad liikuma. Ja see koht, mis nüüd vabaneb ja kuhu sind on vaja, ei pruugi olla samas Viru pataljonis või võib olla hoopis Võrus, kus sa väga hästi sobid. Nüüd see ümberliikumine, ümberpaiknemine
koos perega on väga valulik. No, ma tean seda omast käest ja siin peavad inimesed tegema otsused. Mis on keeruline seletada on see, et kui inimesed liituvad kaitseväega, siis nad seda kõike teavad. Nad ütlevad, meie kaitseväelased 24/7 ja kõik muu tore jutt ja niipea kui abikaasa kodus, kas siis mees või naissoost hakkab kasvatama, nii on varsti selline meel on mõru ja hakatakse ülematele rääkima, et miks me sellist jama teeme ja miks keegi mind ei toeta selles kõiges. Ja ma ütlen, et siin ongi väga keeruline millegiga toetada. No kui sa tuled tegevteenijaks, sa ei saa otsustada ise, et okei, ma nüüd hakkan kunagi kindraliks või kaitseväe juhatajaks, aga ma arvan, et teatud ambitsioon on ikkagi oodatud. Mida te soovitate neile, kes tahavad nii-öelda tippu jõuda? Või kas see on eesmärk üldse omaette? Peab olema ju. Ma arvan, et ei pea. Ma arvan, et kui kellegile meeldib see töö ja see ülesanne, mis ta teeb, siis ta ühel hetkel võibki seda oma nii-öelda karjääril laeks pidada ja teha seda tööd selle koha peal, teha seda väga hästi. See peab olema enda tunnetuse küsimus, kas sa tahad seda ametikoht sellepärast, et sa tahad olla kõrgemal või sa tahad midagi ära teha. Ja meil on kõigil selline omadus vaadata ülespoole ja öelda, et tegelikult see vend ei jaga, kui mina oleks seal, siis ma teeks. Enamasti kõigi nende targutajatega juhtub see, et kui nad sinna järgmisele kõrgemale tasemele on jõudnud, näevad nad, et tuhkagi ei tee sama loll nagu see eelmine vend. Ja ühel hetkel tuleb see piir ikkagi ära tajuda, et kas sa oled seal valmis punnitama ja tegema või ei ole. Või enda närvide ja teiste huvides oled sa sellel kohal nagu okei. Ma arvan, see on hoopis tähtsam. Ja siis ühel hetkel keegi ütleb sulle, et kuule, sa saad sellel kohal väga hästi hakkama, et nüüd me tõstame su järgmisele. Oi, ma ei tea, kas ma hakkama saan. Kui nad ütlevad, et saad, siis võib-olla et saadki, siis tasub edasi liikuda. Aga ise niimoodi kogu aeg nina kuskile ülespoole trügida, varsti on pea vasta lage puruks. Tulles tagasi selle ilusa lausega, tulles tagasi aastapäeva juurde, siis teie kõnedes on lahedaid lööklauseid, nagu anname kuradile kividega või siis päris okei. Mida see aasta toob? Eks te kuulake. Selle aasta kangelased ja tsitaadid tulevad kaasaegsetelt eestlastelt. Kohe täiesti, mida see tähendab? Millest see inspireeritud on? Ma tavaliselt neid kõnesid või jutte kirjutades vaatan seda, mis ühiskonnas on väga hästi ja millest on puudus, ja siis proovin nendest asjadest rääkida, õhutada seda puudujäägi täitmist ja kuidagi moodi julgustada seda tugevust ka. Meil täna ühiskonnas toimub igasuguseid protsesse, mis minu meelest ühest küljest ühiskonda tugevaks ei tee ja pigem murendavad, aga on ka inimesi, kes näevad, mis asi see on. Ja mul on seal mõned näited viimasel ajal ajakirjanduses sõna võtnud inimestest. Mina jään huviga ootama. Mida tähendab Eesti sünnipäev teile? Enamasti tähendab ta mingid teenistuslikke ülesandeid. Just järgmine küsimus olekski, et kas see on pidupäev või see on tööpäev? No ja pidupäev on küll, aga see on nagu selle hümni laulmisega. Et hümn on ju uhke asi, aga kui ma seda laulan, siis ma tavaliselt mõtlen, mis ma järgmiseks teen. Et seda on võib-olla karm öelda. Ma ei saa öelda, et ma seda nagu täiel rinnal naudin, sest ma olen hõivatud mingi mõttetööga. See oli umbes nagu praegu tegeleda siin nimede välja mõtlemisega, siis joonistada, et kummaga ma nüüd rohkem siis tegelesin. Ja. Aga õhtu lõpus presidendi vastuvõtul saate endale klaasikese ikka lubada, ma loodan. Muidugi. Väga hea. Kui see toimub, see aasta ei toimu. Ja. No, olles selle sündmuse korraldamise juures nii vahetult, teil peab olema mõni hea lugu sõdurile podcastiga jagada seoses vabariigi aastapäevaga. Võib-olla üks lahedamaid, ma ei tea, lahe lugu, aga nädal aega enne 2009 aasta Narva paraadi otsustati ja paraadiproovid olid siis juba käinud ja kõik muud asjad, et paraadi rivistaja on hoopiski ringkonnaülem ehk siis mina.
ja ma sain selle põhimõtteliselt teada siis, kui Tapal oli viimane väljaspool paraadi kohta paraadiproov, samal hommikul. Üksused liiksid juba sinna. No nii. No ütleme niimoodi, et päris verest välja ma ei löönud, aga eelmise päeva õhtul, kui ma jõudsin sinna Narva linnaplatsile, kus üksused olid kõik üles rivistatud, oli mul 39 palavik. Ja natuke vist peale ka. Nii et see proov, ma tean täpselt, kui üksused tegid ära esimese ringi, teisest ringist ma väga palju ei mäleta. Ja siis ma tean, ma kandsin kindral Laanatsale ette, et nii, kas soovite veel kolmandat ringi või mida? Ja ta ütles, et ei, kõik on hästi, mine magama. Ja järgmine hommik oli mul mingi 37 midagi palavik, aga mul oli hullult rahulik olla. Ehk siis ma olin nii zombi, kahtlemata mingi ärevus. Sa pead seal kõnet pidama, aga ka rivistajana, sa pead ju neid käske andma ja sa pead ette kandma ja numbreid, nii palju autosid, nii palju mehi. No sul on ikka mingisugune ärevus sees. Selle 37 või ma mäleta midagi niimoodi, mis see palavik mul alles oli jäänud ja ma öö läbi olin ainult higistanud, ega ma maganud. Ma olin suhteliselt zombi ja mul oli inetu öelda, mul oli natuke nagu ükskõik, mis ümber ringi toimub. Saaks juba tehtud? Ja ma nagu ei kiirustanud, ma lihtsalt olin seal ja ma tegin oma asjad ära ja ma ei tea, et ma oleks midagi väga valesti teinud, keegi pole mulle öelnud midagi. Et mul oli selles suhtes seal väga rahulik olla, tänu sellele, et ma olin täitsa kuttu. Võib-olla selline lugu. Kui kaua te veel ametis olete, öelge palun uuesti? 3 aastat on, kaitsejuhataja on 5 aastat, 2 on oldud, 3 on siis veel. Mida te veel plaanite ära teha? Ma ei oska öelda, kas see on õige küsimus, aga mis on teie 3 aasta plaan? Kaitseväes? Jah. No kõigelt tuleb hoida seda valmidust. See on suuresti samaväärne ülesanne, nagu oli eelmisel ja ka üleelmisel kaitsejuhatajal, kes olid saavutanud mingite üksuste valmiduse ja pidid seda nüüd hoidma. Ma arvan, see on number 1. Edasi arengud on see, et ajateenistuse väljaõpet tuleb teha tõhusamaks ja efektiivsemaks. Siis kogu reservarmeed tuleb veel paremini õpetada, aga need on teadmised, oskused ja hoiakud. Siis ma arvan niimoodi, et väga palju asju tuleb ära teha NATO suunal, liitlastega koostöös ja selle raames eelkõige vaadata Balti riikide koostööd. Need on sellised hästi tähtsad asjad. Sealt edasi tuleb laiapindne riigikaitse, mis ei ole sugugi mitte vähem tähtis. Ehk siis see, et ükskõik millise ohu vastu riigi ressurss oleks võimalikult loogiliselt ja lihtsasti kasutatav, politsei, Päästeamet meie toetuseks, meie nende toetuseks, omavalitsused ja nii edasi. Ja siis kuskil seal kohe järjest, kui me läheme detailsemaks, on muidugi meri. Sest ma arvan, et merel me oleme täna liiga nõrgad ja ma arvan, et meie vastase nõrkus on ka merel. Me peaksime seal rohkem pingutama. Siis on maakaitse kahtlemata, aga maakaitse on juba olemas. Seda tuleb lihtsalt, see on niisugune valmiduse hoidmine ja arendamine, ehk siis Kaitseliit. Ja ma arvan, et suuremad asjad võib-olla saidki öeldud. Mis saab pärast Kaitseväe juhataja ameti üleandmist, kas Europarlamenti või elukutseliseks muttide püüdjaks? See viimane on lihtsalt mu lemmikartikkel, ma ei saa sellest üle. Ma lugesin hiljuti ühte raamatut, kuidas püüda mutte. Briti raamat. See oli väga sarnane inimene minule, ainult et mina olen sõjaväelane ja tema oli üldse kunstnik ja aednik. Okay. Kui on valida Europarlament või mutipüüdja, siis 98% mutipüüdja. Aga mutipüüdjaks ikkagi ju ei saa? Ei, ma just praegu ütlesin. Et mutipüüdja ongi? No, aedniku oskused on mul viletsad, aga ma arvan, et mutipüüdmises olen ma kõvasti üle keskmise. Nii et kui ma selle aedniku asjad või mingid muud asjad sinna kõrvale õpin, siis minust võibki saada mutipüüdja. Täna ma ei arva küll, et ma peaksin minema kuskile Europarlamenti või Eesti parlamenti. Mul on mutipüüdmisega sarnaseid huvisid on päris palju. Väga hea. Ma arvan, et esimesel päeval, kui ma siit lähen, esimesel võimalusel ma
kaon kuskile metsa näiteks ära. Ja ma lähen hulgun seal veidi ringi, sest seal on väga palju huvitavaid asju. Mitte, et ma tahaks üksi olla, vaid seal on väga põnevaid asju. No natukene vabariigiaegsest, 2V-ga kirjutatud vabariigiaegsest kaitseväest me natuke rääkisime ka 90-ndatest ja praegusest ajast. Võib-olla oleks siia episoodi lõppu paslik ka kerge pilguheit 10 aasta taha. Kus on Eesti kaitsevägi ja kaitsevõime laiemalt 10 aasta pärast? Me kirjutame just praegu 10 aastast plaani. Siis ma sattusin õige inimese peale, kellelt seda küsida. No praeguste plaanide järgi ja isegi minu väikesed unistused sinna kõrvale panna, siis need üksused, mida me täna näitame paraadil ja millest me räägime, maavägi 2 brigaadi ja ligi 10 000 kaitseliitlast maakaitses, erioperatsioonid, sõjaväepolitsei, toetuse väejuhatus, mere- ja õhuvägi ja luurekeskus. Need kõik on rohkem valmis, kui nad täna on. Ja kindlasti mitte vähem. Ma loodan, et sel ajal mereväe käes on laevatõrjeraketid 200 kilomeetri laskeulatusega. Ma loodan, et maaväel on lisaks kõudele ka reaktiivsuurtükivägi. Laskekaugusega 70 kuni 350 kilomeetrini. Ja ma loodan, et Kaitseliit oma mitte relva käes hoidva isikkoosseisuga on selleks ajaks loonud sellise väga hästi tegutseva, toetava võrgustiku vaatluse, toitlustuse, majutuse, transpordi, pioneeri asjanduse ja kõige sellise näol. Ja üldiselt kodanike motivatsioon on veel parem, kui see on täna, nii reservväelaste kui ka lihtkodanike. Meie aegkindral Martin Heremiga on ümber saanud. Härra kindral, aitäh teile Sõdurilehe podcasti tulemast ja veel kord head vabariigi aastapäeva. Võtke heaks ja head vabariigi aastapäeva. Sõdurilehe podcasti tõin teieni mina, reamees Paul Lees, aga muidugi on osalema oodatud kõik, kui teil, hea vaataja või kuulaja, on mõni huvitav teema või külaline, kellega me võiks rääkida. Andke sellest YouTube'i kommentaaridesse teada. Seni aga jälgige meie tegemisi Sõdurilehe nime all Facebookis ning YouTube'is, Instagramis oleme me leitavad @kaitsevägi.edf. Kas te jälgite mingit sotsiaalmeediakanalit? Väga vähe. Mul ei ole isegi oma kontot kuskil. Mõnes foorumis ma olen osaleja, aga see on ka kõik. No selge. Aga siis vaatajad ja kuulajad, palun te osalege rohkem. Järgmise episoodini.